tragedy. I try not to lose what's left of me, but it's gone. Yeah, but we carry on, 'cause we are fine. Burning brightly, you and I. We touch the sky when we ignite. Yeah, yeah, when we come alive. When we come alive. Stay hard, slow. Niisiis kaks ööd mu kodutu elu elatud. Vaatan kaardi pealt, kuhu kolmandaks ööks minna. Eile öösel magasin siis pargiservas, sõitsin randa. Tagasi mõtlesin elu üle järgi. Helistasin bossile, ütlesin, et olen nüüd tööl või mitte, et olen lahti lastud või mitte. Andku teada. Helistasin mulle tagasi ja rääkis rahulikult asjad ära ja nii siis oli täna jälle esmaspäevane tööpäev. Panime tühjad tarukastid peale ja kuigi tõunas on vihmad, ei ole kindel, kas homme liigub kuskile välja või mitte. Ja käisin siin bensu ajamas duši all, väga õudne duš. Eile käisin rannas avaliku duši all, see oli palju mõnusam, ainult liiv oli maas. Siin oli teab mis asjad duširuumis maas, väga jube värk. Aga võtame midagi süüa ja otsime ööbimiseks koha ning niimoodi need kodutu päevad lähevad. Vähemalt hea ruumikas auto on. Seda muret pole, et ruumist puudust tuleb. Siin on nagu näha kott ja alla käivad istmed. Praegu on mu prügikast seal, aga jah, kaugelt paistavad pilved, mis meile lõunas vihma maha lajatasid niimoodi, et olevat koja täna voolanud. Lausa ujutused oletanud. Aga niimoodi see elu siin on. Nagu juba mainisin, oli sellel nädalal ka lõunas suured vihmasajad ja selleks ajaks olid jõudnud, nagu siin näha, vihmapilved ka Perthi ja tuli suur äikesetorm ja terve päeva jagu või isegi 1,5 päeva, 2 päeva vihma. Istusin seal üks päev McDonaldsis ja isegi nii palju vihma oli, et McDonaldsi akna vahelt hakkas sisse ajama, sisse sadama põhimõtteliselt või tilkuma. Ilmselgelt olid ehitajad uue hoonega praaginud. Aga tänu nendele vihmastele ilmadele jäi meil ja siis peale seda oli järgnevatel nädalatel jälle kuumad ilmad ja põlengud. Siis järgneval nädalal oli meil ainult üks tööpäev ning seega oligi mul aega istuda lihtsalt vihmas või siis ringi jalutada rannas, päevitada, korjata viigimarju ja viinamarju, nagu hilisemas videolõigus näete. Ja siis pesupäeval nii-öelda nautida vihmasadu laundromati ukse taga. Selle video esimesel nädalal aga jõudsime korraks maale. Käisime seal, liigutasime mesilasi, tõime vist isegi pisut mett tagasi, kui ma õieti mäletan. Ja nägime jälle samal kaerapõllul, ehk võib-olla samasid kängurusid, seekord siis kaer juba valmis. Ja kängurud nii ülbed loomad, et isegi hüüdmise peale ei liiguta, lihtsalt seisavad kaeras edasi ja söövad kaera 2 suupoolega. What are you looking at? Did
just looking at us and just eating the oats. Just don't care. Ühes möödunud videos silitasin ilusaid kollaseid mesilasi. Ja siin on näha, kuidas ma filmin kahte erinevast kolooniast mesilasi. On näha, et neil on oma värvikood või nad on kõik erinevad. Iga taru mesilased on rohkem mustad või vähem mustad, rohkem kollased või vähem kollased ja nagu näha ka triibud või see, kuidas must ja kollane asetseb, on väga erinev. Siin ma ei saagi aru, kas need mesilased üritavad kakelda või siis nad puhastavad teineteist meejääkidest või prahist või üleliigsest mesilasvahast. Siin sõidame siis tagasi põlenud Jaarluupi linna kõrvalt. Linna sisse meid ei lasta ja kahjuks selle video peale ma ühtegi maha põlenud maja ei ole saanud. Kuskil on mul need pildid, mida ma kahjuks siia videosse ei ole leidnud. Aga on näha, kuidas kogu alusvõsa on maha põlenud. See võsa on tegelikult väga tihe. Läbi kõndida on peaaegu võimatu sealt ilma machetata. Ja siin on näha, et on nii-öelda paljaks põlenud, tühi ja paljas nagu park. Ja muidugi kaotati ka hooneid ja autosid ja palju muud, sellest ole kahjuks. Koht, kus ma täna leian, on John Graham Recreation Reserve ehk siis puhkamiseks ja vaba aja tegevusteks loodud või kõrvale jäetud looduskeskkond. Jällegi ühe Perti nurgakese kõrval. Siin on väike parginurk, palju laudu, grillid, on siin piknikul ja nii edasi. Ja on siin ka sukeldajaid, purjetajaid, ujujaid ja muid loomi. Nüüd on siis käes see aeg, kus ma elan mingi aja autos ja asi pole kuigi halb. Auto on mu kola täis. Kola ja kotid viskan ette pinki. Toolid lükkan natuke ette. Pumpan oma õhkmadratsi täis. Ja magan alla lastud tagumiste pinkide peal. Selles mõttes ei ole väga hullu. Täitsa okei voodi. Kogu auto laiunes. Aga nüüd tahan näidata, mis ma avastasin täna hommikul, kui ma läksin nii-öelda WC-sse. Siis täpselt minu auto kõrval. See on üks maha jäetud maja. No siin loomulikult kasvab till. Otse loomulikult, mida ma ennem tähele ei pannud. Aga mis veel parem, siis need lähed siin. Kes juba teab, see teab. On viinamarjad. Siin kasvavad täitsa ilusad viinamarja kobarad. Nii et siit saab hommikus äkki. Lisaks sellele paistavad tahmaalt siin viigimarjad. Kohe mitu puud viigimarju. Ja taga nägin ka
maasitõlvikuid. Maja on maha jäetud, nii et võib-olla mingi aeg suve lõpus saab siin näpsamas käia, kui ma siin autos veel olen. Aga jah, viinamarjad on juba head magusad ja neid ma juba söön. Viigimarjad on küll enamasti toored, aga ehk leiame ka mõne suurema ja parema näiteks. Siin tunduvad päris head. Seal tundub üks päris tume. Ja kui tugevad need lehed on. Ehk selle saab põske pista juba. Kätte me ta saimegi. Ilus värske viigimari. Maitseme ära ka. Pole üldse paha. Täitsa mõnus mahus. Kolmas hommik viigimarjade juures. Päris hea saak tundub olevat, eks ole ju? Osad on juba nii küpsed, et küpsevad lõhki. Aga kui nad on niisugused hellerohelised ja tunned näeme vetruvad ja pehmed, kergelt roosased laike, siis nad on juba päris okeid söömiseks. Tumerohelised veel mitte. Aga hämmastav on see, kui kiirelt nad kasvavad. Üks päev korjan kõik enam-vähem valmis ära, teised on niisugused pisikesed mugulad ja siis järgmisel päeval on nad juba sellised lahki-lõhkise otsaga ja valmis söömiseks. Viinamarju kahjuks enam juurde ei kasva, nüüd ma saan ära need, mis mul on. Aga niisugused hommikusöögid on ju väga lahedad. Ühest asjast ma siin Austraalias üldse aru ei saa. Miks inimesed tahavad elada sellistes majades? Või siis sellistes majades? Nagu see maja või need majad. Näevad välja täielikult nagu vangla ju. Täielik vangla. Ma saan aru, et palav on ja nii edasi, aga kõik aknad, kardinad ees ja võimalik väiksed aknad sellepärast, et aed on akna ees, aknad on pilud, telliskivi jublakas. Väga kole. Sellest ma aru ei saa. Nagu öeldud sai, siis sel nädalal oli meil ainult üks tööpäev ja tänu sellele siis oli mul aega ringi sõita. Siin ma siis olengi Pertist ida pool ringi vudimas ja komistan karja kängurude peale. Muidugi tuleb nendega vähekese juttu teha ja kahjuks aga oli peale vihmasadusid jällegi väga kuum ilm ja enamustesse rahvusparkidesse, kus ma üritasin minna ja siis ei lastud, väravad olid kinni, aga sellegi poolest sain ringi sõita ja end vabana tunda. Järgmises osas ülgun jahisadamas, ajan McDonaldsis abet, jooksen paradiisis ja teen ka pisut tööd.